Ja elamisväärne palk iseenesest on jällegi selline subjektiivne kontseptsioon, et see võib olla äärmiselt erinev nii-öelda erinevate indiviidide jaoks. Et selles mõttes, et kui nüüd väga-väga julmalt numbritesse näiteks minna, mis see siis elamisväärne palk on, elamisväärne palk võiks olla selline palk, mille puhul siis mingisugused nii-öelda kaootilised hinnatõusud nagu kohe mitte mingisuguseid probleeme ei tekita. Inimeste ootused oma elu järele pidevalt kasvavad ja iseenesest on hea, et see ongi see, mis paneb lõpuks majanduse liikuma. Et kui ma olen kogu aeg nagu õudselt rahul sellega, mis mul praegu on, et sellest hästi tänapäeval väga moekas on ju teooria, et tuleb siis nagu olla rahul sellega, mis on. Et see, ühelt poolt ma nagu mõistan, see on väga vahva, aga ma kardan, et ühiskond nagu tervikuna niimoodi ei toimiks, et nii hakkavad vist inimesed lõpuks kuskil nälga surema, kui kõik on õudselt rahul sellega, mis kogu aeg on. Et see on edasi viiv jõud, et me kõik tahame rohkem teenida, palka küsida, paremini elada. Et iga ühe jaoks paremini elamine on muidugi erinev, kuid just see soov, et oleks paremini ja et saaks natuke rohkem raha, et see tegelikult ikkagi viib edasi.